Sit ready. Attention. Ja Alfa 25. juubeliaastal näeme siis nüüd esimesi võistkondlikke sõite ka. Hetkel on siis pingutamas naiste võistkonnad ja rajal on Keskkonnaagentuur, nendel on masinad 1–4. Kõrval pingutamas aga Tallinna CrossFiti esindus ning kohal on ka muuseas soomlannad Smarki nimeline sõudeklubi, kes on siis masinatel 9–12. Nii et põnev sõit tuleb sellest igal juhul, kuigi jah, siin me näeme, et Tallinna CrossFiti esindus on juba algusmeetritest peale võtnud nõuks võimalikult suur vahe sisse sõita, sest et siin on ju veel teine eelsõit ka tulemas ja kahe sõidu peale kokku selguvad siis parimad, nii et tuleb jääda ootama, millega saavad hakkama ka siis teises sõidus tegutsejad. Aga me näeme jah, et Tallinna CrossFiti esindus on oma vahe lähimate jälitajatega suurendamas ja seal siis Smargi esindus on hetkel kolmandal aparaadil hetkel siis teisel positsioonil ja jäänud on pikemalt maha Keskkonnaagentuur. Nendel on siis masinad 1–4, on seal juba 25-meetrises umbes kaotusseisus. Aga Tallinna CrossFiti esindus on liikumas sõiduvõidu poole. Nüüd on jäänud vaid 100 meetrit sõita ja 500 meetri keskmist tempost suudetakse hoida minuti 44 peal. 50 meetri märk paistab alla selle juba jäänud ja CrossFiti esindus on võimsalt liikumas selle sõidu finišisse ja seejärel tuleb jääda juba ootama järgmise sõidu siis aegu. 1:44,7 õnnitleme Tallinna CrossFiti suurepärase sõidu eest, 1:47,9 teisena Smark ja Soome ning kolmandana selles sõidus Keskkonnaagentuur 1:54,3. Sit ready. Attention. Ja siin nüüd tähelepanu Riia Stradinsi ülikooli spordiklubi naiskonnale. Nemad muuseas peaksid siin kaasa tegema täna lausa 2 klassis. Nad sõidavad ka kõrgkoolide arvestuses, nii et mitu erinevat võimalust kaasa lüüa, aga siin me näemegi, et Riia ülikooli naiskond on seda sõitu juhtimas, aga väga tugevat konkurentsi pakub ka Tallinna CrossFiti teise esinduse naiskond, nii et 2 meetrit kõigest riialannadele hetkel kaotust ja 250 meetrit nüüd juba vähem on jäänud lõpujooneni ja siin on väga põnev võistlus tulemas, sellepärast et Riia, Tallinn, milline pealinn võtab siit võidu, see selgub juba 200, vähem kui 200 meetri pärast ja hetkel on siis Riia lannad seda sõitu endiselt vaid meetri jagu juhtimas ja seda siis Tallinna CrossFiti tiimi ees. Kolmandal positsioonil vanglateenistus ja 4. Taugava sõudeklubi naiskond. 100 meetrit on jäänud, riialannad tunduvad ikkagi seda sõitu võitvat, sest et nüüd on see vahe kasvanud juba 3 meetrini ja Tallinnannadelt ka väga võimas etteastega lõpus seal hakkavad natukene nüüd väsima ja lubavad riialannadel siiski kindlalt selle sõidu eelsõidu võidu suunas minna. Tulemusega 1:42,6 riialannad võidavad, seejärel Tallinn CrossFiti teise võistkonna esindus 1:43,6 ja kolmandaks vanglateenistus 1:46. Sit ready. Attention. Ja publik on kohe elavnenud, siin on läinud siis see sõit põnevusetendus lahti, kus naiste võistkonnad on tegemas praegu rajal esimesi pingutusi, esimesed tõmbed on tehtud ja Riia Stradinsi ülikooli naiskond on läinud seda sõitu juhtima, vaadake masinatel 9–12, nemad tõmbavad ja seal võib öelda, on ka elukutselisi sõudjaid sees, nende sõudetehnikast on ka seda näha ja loomulikult nimed ka varasemalt protokollidest on läbi käinud ja tundub, et riialannad on võtnud kohe-kohe nõuks ikkagi
CrossFiti spordiklubi esindusega selle piisava vahe sisse sõita, et kestaks lõpuni. Kuigi peab ütlema, et CrossFiti tütarlapsed on ikka ka veidi nooremad, nii et kas siin maksavad praegu kogemused või maksavad noorus ja võib-olla mõnevõrra suurem jõulisus, aga need asjad hakkavad kohe selguma, sellepärast et alla 250 meetri on jäänud seda finaali sõita ja juhtimas on endiselt Riia Stradinsi ülikooli naised. Nad on suutnud isegi paari meetri võrra vahet Tallinna CrossFiti teise esinduse ees siin nüüd kasvatada. Jäänud on veel 150 meetrit ja see vahe püsib riialannade ja tallinnade vahel 5-meetrisena. Kolmandal positsioonil on CrossFiti esimene võistkond, kaotust 14 meetrit siin liidritele riialannadele, ja neljandal positsioonil vanglateenistus. Ja ega vanglateenistus sõidab ka tegelikult ilusat sõitu, kui sa suudad alla 1.50 hoida 500 meetri tempot, see on väga tubli tulemus. Aga siin me näeme, et riialannade võitu enam miski ei väära. Rada number 3 on jõudmas õnneliku lõpuni ja minut 41,4 sekundit riialannadele võit. Teisena Tallinna CrossFiti teine esindus 1.43,5 ja kolmanda koha võtab siit CrossFiti esindusvõistkond 1.45,4, aga nüüd mängiti esindusvõistkond, ma saan aru, ümber, sellepärast et üles oli antud vähemalt niimoodi, et teine võistkond, no ma ei tea, kas sealt tahab järeldusi teha, aga võib-olla siis see teine võiks olla katsevõistluste puhul veidi nõrgem, aga võib-olla pole hoopis see küsimus. Igal juhul tõestas CrossFiti teine võistkond, et nemad on CrossFiti klubi parimad.